just enne valimisi ilmuvad Toompea tondid ja teemonid jälle rahva sekka. Muidu on nad komandeeringutel nii Washingtonis või Kanadas, Malaisias, Aafrikas, ei tea kus kohal, aga mitte Riigikogu saalis tööl. Palgad ja hüvitised on ju vaja kulutada ja silmapaistvalt kulutamine valijate seas on näotu. Seda tehakse ikka oma rahva silmalt kaugel. Sel aastal on Toompea tonte, kes olid juba nii palju raha varastanud ja hüvitistega mugavusi ostnud, et pole enam vaja Riigikogusse kandideerida. Nendele soovime aidaa. Aga kuidas aidata neid, kes pole endale taskud kuhjaga täitnud või on kogemata laristanud oma saaki? Täna pakun midagi täiendavat just nende vaesemate riigikogulastele. Mõni aeg tagasi rääkisin sellest, miks mitmes etapis esindajate valimine tekitab kandidaatides polarisatsiooni ja erimeelsust. Poliitilised parteid tõesti leiavad ja esitavad kandidaate, keda rahval on kerge vihata või armastada ja kelle vaated tunduvad rahva arvamusest ekstreemsemad. Sellest mehhanismist ma rääkisin enne, aga täna võtan ette põhjuse, miks ekstreemsed ja populistlikud kandidaadid sageli võidavad valimistel ja annan rikkusest maha jäänud riigikogulastele lootust. Mitmeid aastaid elasin Detroiti lähedal ja töötasin noorprofessorina Wayne State ülikoolis. Lähedal oli Hazel Park hipodroom ja kui ostsin hobuste võidujooksu päeval Racing Form, oli võimalik varemate tulemuste järele selle õhtu võidujooksu tulemusi ennustada. Ega see kõige tasuvam tegevus polnud, aga kui mul vanemad külla tulid, sageli läksime Hazel Park hipodroomi, istusime klubiruumides, sõime seal õhtusöögi ja nautisime õhtut. Vähemalt parkimiskulud ja mingi osa õhtusöögist saime ikka kihlveoga kaetud ja lõbus olemine oli pealekauba. Just Hazel Park andmetest tuli selline tähelepanu. Hobuste tulemuste ennustamine polnud ainult seotud hobuse keskmise tulemusega, vaid ka tulemuste variatsioonist. Ma proovin seda mõtet lihtsustada. Oletame, et on hobune, kelle keskmine kiirus on täitsa okei, aga erinevatel päevadel tema jooks erineb märkavalt. Heal päeval on ta kindel võitja, halval päeval lõpetab ta viimasena. Kui nüüd neid häid ja halbu päevi on võrdselt, siis oskame ennustada, et selle hobuse võidu tõenäosus on 50%. Kuigi keskmine tulemus on ikka keskmine. Kui paneme selle esimese hobuse kõrvale jooksma sama keskmiste võimetega hobusega, aga kelle tulemused on järjekindlamad, tähendab, et tulemuste variatsioon on väiksem, siis nendel päevadel, kui esimene hobune jookseb täie võimete kohaselt, see võidab alati. Ja nendel päevadel, kui esimene hobune jookseb kehvasti, siis teine hobune võidab. Mõlemate võidu tõenäosus on 50% ja mõlemate keskmine võime või kiirus on sama. Aga vaata nüüd, mis huvitavat juhtub, kui paneme kolmanda hobuse jooksma esimeste vastu. Määrame kolmanda hobusele sama keskmise kiiruse, aga veelgi vähem variatsiooni või rohkem järjekindlust. Oskate nüüd ennustada, millise tõenäosusega hobused võidavad? Esimene hobune, nagu ennegi, võidab nendel päevadel, kui hästi jookseb ja kaotab nende päevadel, kui halvasti jookseb. Ja kui neid häid ja halbu päevi on võrdselt, siis tema ikkagi võidab 50% tõenäosusega.
teise ja kolmanda hobuse vahel on nüüd samamoodi võistlus nagu alguses ainult 2 hobusega. Teise hobuse parematel päevadel jääb ta võitjaks, aga halvematel päevadel jääb ta kaotajaks. Teise ja kolmanda hobuse võidu tõenäosus on võrdne ja mõlemate võidu tõenäosus on 25%, samal ajal kui esimese hobune võidu tõenäosus jääb 50%-ks. Vahetame hobused poliitikutega ja võidujooks vahetame valimistega ja tähelepanuga. Samad tõenäosuse reeglid kehtivad. Pole vaja mõelda, et iga erineva päeva tulemused on juhuslikud, vaid et elujuhtumid on juhuslikud. Vahel on uudistest pagulaste küsimused. Vahel alkoholi ja kütuse aktsiisid. Vahel on rahva finantskohustuste määramine nagu Rail Baltica või Tallinn-Helsingi tunnel. Vahel hüvitiste kulutamise võistlus. Päevasündmused tõstavad erinevaid teemad arutuse tähelepanule ja see juhtub juhuslikult. Riigikogulased peaks teadma, et äärmuslikud ja populistlikud ütlused ja hoiakud tõstavad nii tähelepanu kui ka valimiste edu. Sel ajal, kui keskmised Riigikogu liikmed pudistavad ühte ja sama ila aktsiisidest, Rail Balticust, korruptsioonist, puidu rafineerimistehasest, Tallinna-Helsingi tunnelist, ühistransportist, pagulastest ja hüvitistest. Poliitikud, kes võtavad äärmusliku seisaku, nendel ja ka teistel teemadel suurendavad oma šansse valimistel. Riigikogulased, kui tahad valitud saada, ära ole mingi Riigikogu keskmine, kes laseb traksid maha Malaisias või veab salaraha kilekottides. Ära ole tavaline Aafrika seksturisti komandeeringu mutt. Ära ole tavapärane reostustehnika toetaja ega endise sajanda raudteetehnika aficionado. Ole teemon nii Riigikogus kui ka tänaval. Vaheta pala, paistad silma ja saad valitud.